Kas Saaremaa kohal võis lennata UFO? Täna 27. augustil postitas Saarte Hääl artikli, kuhu lisatud pildil on teadmata kollane kera. Kas tegu võib olla mõne loodusnähtusega, võib-olla ehk manipuleeritud pildiga või siis tõesti anomaaliaga? Täna me analüüsime seda. Mina olen Jürgen ja te vaatate kosmoseuudiseid. Artiklist võime nii palju välja lugeda, et pildi autoriks on telemees Margus Muld ja pilt on tehtud eelmisel laupäeval ehk siis 20. augustil kella 9:30 paiku hommikul. Lisaks üks vajalik info on ka see, et pilt on tehtud kagu poole. Vaatame üle pildi tehnilised aspektid ja tuvastame, et kas tegu võib olla fotomanipulatsiooniga. Esimene raskendav asjaolu on see, et tegu on madala resolutsiooniga. Pildi resolutsiooniks on 900 × 506 pikslit. Lisaks näeme ka pilti lähedalt vaadates, et kvaliteet ei ole kõige parem, jälgides siis seda ruudustikku, mis on pildile tekkinud. Järeldades siis seda kogu eelmist informatsiooni, on antud pilt siis tehtud kas kehva kvaliteetse kaameraga, täpsemalt siis nagu artiklist võis välja lugeda, telefonikaameraga ja arvatavasti on tegu tugeva digitaalse zoomiga. Uurides pilti lähemalt võib korra jääda mulje, et tegu on halva manipulatsiooniga. Objekti vasakpoolne alumine äär näeme ilusti ära, et tegu on perfektse ruuduga, aga antud asi ei saa määravaks, sellepärast et kogu pildil näeme sellist ruudulist mustrit. Usun, et antud pilt on reaalne ja pilti ei ole mitte mingil moel manipuleeritud. Kas tegu võib olla siis päikese või kuuga? Kindlalt võib öelda, et fotol olev objekt ei ole kuu, antud tingimustes vähemalt mitte. Esiteks, antud kuupäeval ei olnud taevas täiskuu ja teiseks muidugi antud valgusoludes ei ole kuu nähtav, eriti siis veel mitte läbi vihmapilvede. Kas antud objekt võib olla siis hoopis päike? Ei oska ma täpselt öelda. Usun, kui tegu on telefonikaameraga, siis kahtlen, et antud objekt on päike. Ufoloog Igor Volke sõnul on tegemist tundmatu tehisliku objektiga. Ta toob ka välja, et objektil on näha 3 või isegi 4 punktikujulist moodustist. Kas tegu siis tõesti on tundmatu lendava objektiga? Mina nii ei arva. Ja miks? Nüüd ma näitan ka teile oma vastust. Esiteks, kella 9:30 paiku, kui päike hommikul tõuseb, on päikese kõrgus kusagil 24 kraadi. Uurisin pilti lähemalt ja tuvastasin ka varjud. Võime näha, et vasakul pool olevatel puudel on varje palju rohkem ja päike ainult paistab pealt poolt. Aga paremal olevatel puudel on valgus täitsa peal olemas. Kõige parem viis päikese suunda tuvastada antud pildil on vaadata seda posti, mis jääb tee äärde. Näeme ilusti sellel paremal pool all olevat varju. Järgmine asi, mis mulle antud pildil silma jäi, on see, et asfalt peegeldab väga tugevalt valgust. Pilt on tehtud lühikese säriajaga, ehk siis kui pilt oleks tehtud pikema säriajaga, oleks asfalt ka tunduvalt eredam ja muidugi oleks näha ka puu tumedaid külgi. Lisaks, kuna asfalt tõesti peegeldab päikest, tähendab see seda, et kusagil meie ees peab olema ka suurem valgusallikas, ehk siis päike. Tulles tagasi selleni, et pilt on tõsiselt madala resolutsiooniga, võime arvata, et tegu on digitaalse zoomiga. Lisaks ka meie field of view ehk siis pildi laiusnurk on väga madal. Näeme, et suurem osa teest või siis kui pilt on tehtud autos, autokapott ei jää pildile ja samas ka mitte väga suur osa taevast. Arvestades nüüd seda, et pilt on tehtud kagu poole ja päike hommikul on kagu suunas, rohkem siis ida suunda,
Ja muidugi sinna kõrvale ka pannes varjud võime tuvastada umbkaudu päikese asukoha. Kuna tegu on digitaalse zoomiga, jääb päike siiski pildile, kuid telefoni kaamera eemaldab siis selle oma zoomi tõttu. Ehk siis, mida mina arvan, on see, et antud objekt, mis siin pildil on lihtsalt valgusefekt, inglise keeles siis lens flare. Täpselt samasugust efekti näeme ka paljudel teistel piltidel. Ja kui panna samasugune digitaalne zoom peale, võibki jääda mulje, et tegu on anomaaliaga. Tänan, et vaatasite kosmosesaadet.